Palju õnne teile 12. lennu vilistlased. Ma olen väga õnnelik selle võimaluse eest siin täna teie ees kõneleda ja seda nii IT kolledži esimese lennu lõpetajana kui ka hiljuti loodud IT kolledži vilistlaskogu esindajana. 12. lend minu jaoks märgib seda, et esimese lennu lõpetamisest on möödas juba 12 aastat. Mõni aeg tagasi, kohtudes ühega paljudest meie lemmikõppejõududest, ütles ta mulle: "Hey Kristo, can you believe this? It's 10 years when you guys graduated IT college. Can you believe this? It's crazy, isn't it?" Tõepoolest. Siis alles mulle jõudis kohale, et kui kiiresti on aeg läinud, ja siis alles hakkasin mõtlema, et mida ma siis olen saavutanud või mida mitte. IT-valdkonnas on 10 aasta jooksul tehtud suuri tegusid. Võtke kas või seesama iPad siin, et esimene iPad loodi kõigest 4 aastat tagasi. 4 aastat. Täna küsid, mitte keegi ei usu, et see aeg on nii kiiresti läinud. Kuid üks asi, mis endiselt oli tegemata, oli IT kolledži vilistlaskogu. Alustasime selle loomisega tegelikult kohe peale kooli lõpetamist 2003. aastal koos Anti Andreimanniga, kuid noored nagu me olime, ei leidnud me tollal piisavat motivatsiooni alustatu lõpule viia ning samuti ei olnud Mark Zuckerberg veel loonud Facebooki, ilma milleta ei ole tänapäeval ju olemaski. 10 aastat peale lõpetamist hakkasime uuesti rauda kuumaks ajama ja 31. jaanuar 2014 loodi ametlikult mittetulundusühing Eesti Infotehnoloogia kolledži vilistlaskogu, mille eesmärgiks on IT kolledži vilistlaste üliõpilaste ühendamine, ühistegevuste ja koolituste korraldamine ning kolledži hariduse propageerimine. Täna moodustab vilistlaskogu asutajaliikmestiku 5-liikmeline segakond, kuhu kuuluvad esimesest lennust peale minu veel Erki Põldmaa, Gert Valbet, Clemens Augustinus Kasemaa ning 8. lennust Doris Viikholm. Kutsun teid samuti üles liituma meie vilistlaskogu listidega nii Facebookis kui LinkedInis, et oleksite kolledži ja vilistlaskogu tegemistega lähedalt kursis. Olge ka ise aktiivsed, kõik ettepanekud ja ideed on teretulnud, sest vilistlaskogu on loodud ju meie kõigi jaoks, et koos midagi suurt ära teha. Samas, ainus võimalus midagi suurt teha on siis, kui sa armastad oma tööd. Kui sa oma tööd ei armasta, siis ära rahuldu sellega, mis ei ole täiuslik. Jätkates siin rektori poolt nimetatud Steve Jobsi tsitaadiga tema 2005. aasta kõnes Stanfordi ülikooli lõpetajatele, et kui ta õppis kolledžis, oli võimatu ühendada punkte omavahel ja leida seoseid tuleviku jaoks, aga seosed nende samade punktide vahel olid väga selged 10 aastat hiljem. Veel kord, te ei saa ühendada punkte vaadates tulevikku, vaid saate luua seoseid punktide vahel vaadates ajast tagasi. Sellest tulenevalt peate te lihtsalt uskuma, et erinevad etapid teie elus tekitavad seoseid tuleviku jaoks ja see uskumine annab teile ka kindluse järgida oma südant, et teha seda, mida te päriselt teha soovite, isegi kui tundub, et vahepealne teekond selleni ei ole päris õige. Ja nüüd, kui te lõpetate ühe etappi oma elus, et alustada uut, soovin ma teile sedasama usku, kindlust, järgida oma südant, et saaksite 10 aasta pärast edukana vaadata tagasi ja näha neid punkte, mille ühendamise teel te sinna jõudsite. Palju õnne teile 12. lend!